tere varahommikut, kell hakkab saama siis 4. Mul on kella 4-ks Uber ja me sõidame täna Hispaaniasse. Mul on kaasas käsipagas ja mul on üks väike kott ka. Sellega me ei ole kunagi käinud niimoodi, et ma võtan selle. Mul on crossbody pluss kott olnud. Panin 2 jakki selga, sest kotti ei mahtunud. Aga ma ei tea. Ma arvan, et on ka praegu hommikul minnes väga hea soe. Nii et lend läheb hommikul kell 6 Malaga, Zürichisse, siia sealt Malagale ja vaatame, mis see nädal seal toob. Šveitsi, lähme otsime oma geidi, kus siis minna Malaga lennule, kus me saame minna. Vaata, mis siin siis head pakutakse, mis need hinnad on. Nii, salatid 17,50, leivad 11,20, pisike 4,90. No ikka Šveitsi, aga ütleme, et Tallinna hinnad vist on suht samad. Valikud siin on. Vaatasin nüüd seda hinda, see hind on tegelikult 10,80 Šveitsi raha krooni siis vist, et siis on 1,10, tsipakene siis kallim kui meie euro. Aga mina võikusid ei osta lennujaamas, mina võtan alati kaasa, siin on suitsukanaga tehtud mõnus kodukolaleib, nii et siin maksis võileib siis ütleme 12 eurot, kohvi 8 eurot. Et palju soodsam on nii ja kui veel mitmekesi olete, mõelge, mis hinnad tegelikult on. Ja siis ongi siit juba Malaga lennule. Nii, lend on ees, lend läheb välja kell 9:20 mis ta oli ja 2 tundi on lendu. Siin on järjekord. Kes teab seda laulu Edelweiss, võt. No peaaegu, et business klassis, et 6 rida, aga ei saa veel lubada siin businessis sõitmist, lendamist. Mis siin siis head müüakse? Nii, kotikaal adapter, see on väga hea adapter, see peaks igal ühel olema, kes reisib kaasas. Nii, see, kuna Šveitsi on oma kellade poolest ja kreemide poolest vist ja väga tuntud, siis näete selline komplekt 53% veel soodsam ja kellad, kotid. No nii, no vaatame, mis siin siis on, et siin on Šveitsis on kellad hästi popid ja siin on siis sellised hinnad. Ilutooteid, kreeme, igasuguseid värke. Täna midagi ostma ei hakka. Aga mõni teine kord. Ja võtsin siis kohvi maksis 4,20 ja siin on sellised huvitavad tassid, et kohvi paks on siis siin põhjas, purul. Pannakse keevvesi peale, 2 minutit seisab ja siin on siis selline filter ja siit tuleb siis kohvi. Selline hea mugav tass. Tegelikult ma räägin, et kui selliseid tasse saaks kusagilt osta, peab täitsa uurima. Võtad lennujaama kaasa, paned ise kohvi puru sisse lennujaamast erikioskist näiteks keeva vett peale ja ongi oma kohvi olemas. No nii, ja siit siis Malaga siis paistabki väga lahe ja kohe on meil rattad maas. Lähme siit siis vaatame, kus need rongid lähevad. Nii. Ja siit saame siis rongipiletid. No nii, jõudsime siia alla. Siit siis peaks tulema õige koht see rong, et ta näitab, et C1 peaks olema. Nii et vaatame.
ma ei tea, piletiraha läks 0,01 senti või ma ei tea, palju see siis on, imelik. Nii, et siit siis Tsertšanias Malaga ja C1 Centro. Lähme proovime, kas jõuame õigesse kohta. Nii, Malaga Center kohe suurelt kirjas, nii et lähme peale. Siin on siis mingi põhitänav, seal mingi mäss toimub vist ees. Ega ei saa aru, mis seal toimub, aga mingi streik. Ühel päeval peab siis sinna mäe otsa minema, seal on siis see kindlus, kuhu minna. Aga siit nüüd lähme edasi ja vaatame. Ja see mäss, mis seal oli, see oli selle sõja pärast, mis praegu on, et inimesed on tulnud tänavale ja siis räägivadki sellest mässavad. Mitte ütleks nii, et paljud riigid ei tee seda. Ja siin on hotell Marriott ja siin tundub, et see midagi nagu toimub. Siin on mingi filmifestival, Malaga filmifestival ja siin vist on võimalus näha siis natuke kuulsamaid inimesi, siis siia on tuldud vaatama. Noori sinna palju saavad vist. Seal vist tundub isegi, et keegi on, noored on ümber. Nii et lähme vaatame edasi korterisse. Nii, ja mina saan ka siis mööda punast vaipa elus korra käia. Siis elamised 56 ruutu ja siis mingi 95 ruutu midagi tasja. Nii, ja hind 140 000. Siin on Torremolinoses 419. 460 000. Nii et nii siis kinnisvara siin vist need on juba müüdud, aga sellised hinnad, 140 000. Päris uhke tegelikult. Siin on siis, ma nägin kunagi Itaalias aastaid 20 tagasi sellist kuju, kes oli kuldseks värvitud. Nägedad inimesed. No nii, tulime siis korteri alguses on uksest sisse, vale kood oli saadetud, aga selline hispaanialik väike mõnus korter. Siis täitsa kesklinnas, siin on vist kapp veel ja kööginurk. Pesumasin ka, külmkapp, kohvimasin, mikrouun, väike pliit ja siin siis pesemise värk ja kakamise värk. Võt nii, pakime siis asjad lahti ja lähme möllama. Ja tulime vaatama, mis siin siis süüa saab, kõik kohad on väga täis. Et jalutame siit, et see on siis see põhitänav vist, kus on need paljud restoranid. No nii, see paella. Väga mereannine. Ja siin on siis hommiku võileib või siuke võileib. See noormees soovitas, et tema lemmik ja seda soovitas ka kana ja mereannid. Nii et hakkame proovima. Ja nüüd on veinivalik, valget veini. Et ma ise mõtlesin, et prooviks seda €45, et vaataks, mis vein on. Et prooviks ära ja siis on 1,69, ma ei tea. Etiketi järgi ma võtaks selle €69 veini, aga €99, et ma ei tea, Sauvignon Blanc. Väga huvitav, aga vaata, mis me siis välja valime. Nii, energiajook 45 senti, tasub selle ka vist ära proovida. No nii, teist nagu öeldakse siis, proovime ära, mis asi see on. Ma ausõna ei tea, mis asi see on, aga proovime ära. Magus. Tundus nagu siuke riisipudingu moodi. Äkki on veel nii hea, et tahan pärast veel. Teate, ma arvan, et see ongi riisipuding. Ta näeb päris hea siuke tekstuurilt välja. Kui see liiga hea on, see ei tohi olla hea. See on riisipuding apelsiniga. On väga hea. Hommikuks eriti hea.
ja järgmisena on siis haigprotein stracciatella. See peaks olema šokolaaditükkidega. Ma mõtlesin millegipärast, et see on pruuni värvi. Vaata, mis see siis on. Need proteiini asjad mulle väga kõik ei meeldi. See on nagu kohupiima moodi. See on väga tervislik. Siin on väga vähe kaloreid, nagu ikka. Ja siin on suhkruasendaja. See pole minu maitse. No teist veinile siis 1,69 vein ja selline veel on natuke soe, äkki tahab külma, aga maitse poolest ei ole üldse nagu halb. 11 volli ja vot nii. No nii, ja sai õhtuks siis tehtud need lihapallid ja knotsid ja natuke sellist seda köögikoort peale pandud, et see köögikoor maitses üli hästi. Ja siis on see õhtusöögiks. Tere hommikust, on 8. märts ja teen hommikusööki. Ja hommikusöögiks läheb siis kurikuulus kartuliomlett. Et see läheb siis, tuleb soojaks teha. Ja panni peal on siis serrano sink ja panen munad peale. Ja siis vaatame, täna vist tuleb turupäev. Nii et ilusat päeva meiega. No nii, ja meie hommikusöök, see on siis kartuliomlett. Ja siin on siis sink ja muna serrano sink. Tegin natuke teistmoodi. Ja tomatit. No tomat on küll veel väga-väga kõva. Aga head isu. Ja täna läheme siis jalutama, teeme ringi. Tere hommikust nüüd õuest. Päike paistab, ütles 12 kraadi sooja, aga meie jaoks on ikka soe, päike paistab, päikse käes on soe. Me lähme siis sinna üles basiilikasse, et lähme vaatame, mis see on, et see on esimese päeva. AI ütles meile, et lähme sinna basiilikasse ja tegime esimese päeva siukse kokkuvõtte, et vaatame, mis AI pakub. No ja see ongi siis see Santa Maria basiilika, et lähme vaatame sisse, et tundub hiiglaslik ja selline äge hoone, et lähme vaatame, mis seal sees on. Pero fijaros, el encuentro de Jesús con la samaritana es un encuentro que va más allá del agua. Es un encuentro transformador. Ja siin on mingi park ja siin on siuksed väiksed kujud siin pargis. Et ega me ei teagi, mis see on. Et see on üsna meie siin korteri ligidal. Et mina ei tea, ma ütlen teile, et siin on ikka väga siukene, ma käin ju palju Türgis ja täitsa siuke nagu, pigem nagu Türgi vaip, et ma ei tea, minu jaoks siin nagu midagi siukest nii vaud ei ole esmamuljel, et kusehais on täitsa siukene, kuidas öeldakse, nagu öeldakse, kibe kusehais, et siuke vana kusehais nagu haiseb siin, see park kõik haiseb, inimesed, siin on nüüd küll puhtam. Aga praegu ei ole nii soe, et ma ei tea, see hais on jah, siuke, nagu ta on. Ja siis lähme siit edasi mööda meie tänavat, siis siin ongi meie see korter ja lähme siit edasi ja lähme sinna mäe otsa ja seal on siis jälle üks siis mingi hea vaatamisväärsus. Siin ma panin tähele, et siin on nii palju koeri, et praegu valgusvoori taga oli mingi 7-8 koera. Ja siit saab siis pileti ja pärast lähme siis sinnapoole tagasi ja lähme sisse. Ja siit saab mingi kaardiga. Selle 20 € eest saab siis vaadata siit, kus me praegu läheme ja pärast, kus me tuleme välja, et sinna ülesse kõrgele ka. Nii et lähme vaatame ja kella 2 saab pühapäeval siin tasuta. Aga ma arvan, kella 2 on siin nagu väga hullu maja. Mõtlesin, kõik on käsitsi tegelikult tehtud pandud.
ja siit ülevalt juba on näha nagu siis seda mingit vaadet. Et lähme veel ülespoole, see tähendab nüüd see, et see pilet on meil 48 tundi saame veel käia. Homme ka tulla sinna teise poole näiteks, kui me täna ei taha käia. Aga siis eemal ongi sadam ja lähme edasi. Ja siin on siis post number 6. Ja lähme siit edasi. Kusagil mängib muusika. Ütleme nii, et tänane ilm on väga hea sellist tuuri teha. Et ma ei kujuta ette, kui sul on rohkem kraade kui 20 isegi. See kivi ja kõik. Et täna ütles 12, aga meie jaoks on siin ikka paras hea soe. Ja mida kõrgemale me läheme, seda vingemaks vaated lähevad. Nii et seal eemal peaks olema siis Panamaltena ja Torremolinos, kuhu on ka siis plaan minna. Ja siin on siis väikene pitsabaar ja sangre oli siin 3 euri klaas ja õlu on 3, aga meie siit nüüd ei võtta. Ja kaavasangre on siin ka. Vot nii, meie lähme edasi. Ja siin on siis viimane osa, siis number 17, siis basseiniala. Et siin siis vanasti käidi basseinis või? Meeldivad niisugused nikerdused on igal pool. Mõtlesin, et kõik käsitöö ikkagi vanasti tehtud, siuke huvitav. Huvitav. Vau. See on vist kõva käsitöö. Uhke värk ikka. See on siis praegu siin selles kohas kõige kõrgem punkt, kus me oleme. Aga nüüd pärast lähme teise poole. Nüüd lähme sinna kõrgele Gibralfarosse. Et sinna kõrgele. Et ma just ütlesin, et nooremana tuleb ikka kõik siuksed reisid ära teha, et vanemast peast enam sinna üles ikka ei jõua. No nii, oleme siis natuke jälle siit tuld siia teise poole siis ülesse. Ja siin on siis selline müük. Väga kihvtid kekod on. Malavad kekod. Päris kõrgele jõudnud. Aga ei veel on minna. See on väga äge. Siin ei peagi minema, siit nad juba kõik ära nagu selle looma peast. Siin on ilmselt ka siis mingi hotell või majutus, et siin on need nagu vahed. Väga lahe koht. Ja taga tundub, et on veel restoran. Väga vinge vaatega. No nii, jõudsime üles ja võtsime 2 sidruni jääd. No nii, tehtud siis see kõige kõrgem tipp. Ei olnud üldse või hullu tulla siia ülesse. Väga lahe. Et saab siit ka teiselt poolt veel filmida. See on siis see kõige kõrgem tipp. Inimesed mäe otsast alla ja seal on mingi siukene kiri üleval. Et eile nad ka siin kusagil tee peal meil siis streikisid, tuli välja, et see oli sõjavastane. Nii et siuke elu. Läheme siia sööma, mis on siis väga tunnustatud koht
Bodega Bar El Pimpi, et peame veel ootama siin järjekorras. Aga siin on siis saab väljas süüa ja siis on sees ka. Päris uhke. No nii, saime siia siis sööma QR-koodiga on siis siin tellimine. Nii et vaatame. Ma ei tea, kui palju siin kuulda on, aga El Pimpis siis selline valik, et sain oma esimese sambria, siis on kroketid ja siis need kuulsad frititud kalad, nii et proovime ära. Müra on siin meeletu. See pull on väga ja see oli 4. Mis tahab on kähkuja? Kala. Kas on kala, on ju? Jah. Kala oli üks. See 4 tähega seda kala ei ole. Sinne peal. Proovida. Ei ole jõudnud, aga proovime siis selle ära, selle kuulsa piruka. Kuigi Lidlist ma olen neid ostnud, aga noh, see pole see. Väga hea. See oli mega hea. Eemalt vaatasin nii huvitavad pulgajäätised, et niimoodi on tehtud valmis pulgajäätised. Saab Belgia vahvlit ja jäätist ka vahele. Nii, aina paremaks läheb. Siin on siis see lihapood. Saad siis osta siit endale liha, tuutud. 6,90 selline suur võiku, 5,90 ja 5 euri. Mingi huvitava poe leidsime. Okay. Trühvlid, 3,50. Musta kakaoga tehtud trühvlid, mõtle kui hea tegelikult. What is this one? This? Mandliga see nagu see. One. Yes, one.
siin sees on martsipan. Nüüd hakkas vihma sadama, niisugune tibutab, et kell on 16:27, pool 5. Me oleme terve päeva ringi käinud ja ma avastasin siin mingi äge maja, aga ma ei tea, mis maja, see on suur kellaturm. Ja mis ma veel nägin, seal eemal on puidust ristid millegi pärast, siuksed suured. Hetkel ei tea, mis selle koha nimi on, aga hiljem võime lisada. Lähme vaatame, see on veel avatud, vihma sajab, siis on hea siia sisse minna. Ei tea nende tähendusi, ma tahaks seda. Käisime siis siin katedraalis ära, seal oli 10 eurot pilet ja no ütleme, vaadata on küll, et 10 euri ei ole palju ja ma ostsin veel kaasa sellise Ave Maria 3,50, et see on siis nagu väike kaitse. Et kui tulete siia, siis tulge ikka läbi. Tere hommikust, on teine päev Hispaanias ja meil on hommikusöök kohvi, omlett spinatiga, mingit trühvlivorsti ostsime siit poest, tomatit, natuke leiba ja sellised mehised portsud, et läheme siis täna linna ja käime turul. Nii et tule ka täna meiega kaasa. Ja muidugi hommikutelevisioon ka siin Hispaanias, nii et on aknast vaadata ka sellised majad, seal üleval on väga lahedad rõdud. Et ja selline rahvas juba liigub, sallid kaelas, joped seljas. Et päeva peale lubab soojemaks minna, aga hommik ja õhtu on väga jahedad. No nii, ja on siis linna minek. Et see on siis meie see kortermaja. Lähme siis linna, lähme mere äärde, käime võib-olla Oystersis ära ja vaatame, kuhu siis veel siin minna on. Riided on siis nii, et retuusid, pluus, sukkid, värgid, et päeval saab nii maha visata. Lähme randa ja siin on selline väike rohelusega park, et päris huvitav. Apelsiinikassood, siis on need ägedad lilled, mul on neid Eestis on need lillekottides inimestel randa peal. Selline väike roheline park. Ja eile siis käisime seal üleval mäe otsas. Täna oleme siis siin all. 13 kraadi on siis õues ja 10,24. Aga tegelikult on, mina ütlen küll, et nagu meie suvi täitsa mõnus. Flamenco tantsijaki ja vaatame siis sinna restoran ka. Hola! ¿Quieren saber un poquito de información? Information, flamenco show every day. Okei. Siin on jah, taga on eraldi selline flamenco ruum punaste kardinatega, päris äge. Ma arvan, see on nagu hea elamus. Et siia võiks tulla 28 eurot on siis pilet ja tund aega. Siin on tihe pildistamine, nii et siin ligi vist ei saa, et järjekord on. Sain pildi tehtud. Siia sisse on tulnud siis selline ilus, väike, mõnus paadike ja guugeldus ütles, et see on Kasahstani miljonääri oma.
nii et päris äge. Oleme jõudnud Muelle Unosse ja siin on siis pikk mereäärne siis kõndimine. Teeme siit ringi peale ja vaatame, kas me leiame siit neid pulga otsas küpsetatuid kalu. Aga lõunapaiku läheks ikkagi turule ja sööks turul. Ja siin on siis sellised päevasõidud. Saad päevaks minna siis sõitma, tähendab tund aega ja hinnad on siis siinpool. Võt. Täna me ei lähe, võib-olla mõni teine päev. Vahedat värvi vaata. Mulle mätsiks või? 25 €. Banaanid, šokolaadis. Ei ole paneeli. Päris hea. See on ikka ilus ju. Ma mõtlen, kas on kare, aga ei ole. Väga ilus. That's cute. Oleme jõudnud siis siia turule, siis turuhoone, et me vaatame, et me ei ole nüüd lõunaks söönud, et vaatame, mis saame seda kohalikku toitu proovida. Süüa vaata. Need smuutid erinevad 350. Which one is that? Takos võib vaata teha. Saab takosi sisse. Italian countryside. Siin saab proovida neid karpe ju. Jaa, nina sisse ei pane. Hibiskus, see on suhkrustatud hibiskuse õis. Smoothie. Leile ühes kohvikus oli Classic Wheat, seened, kanab, chimichurri. ¿Cuánta quieres? Aga see, mis saad kaasa osta süüa nüüd?
15 euri. See on nagu siuke küüslaugu toorjuust ja frititud mereannid. Eile ma ütlesin, et ma ei söö enam seda paellat, et see oli nii kuiv ja vastik, aga siin turu peal, no see näeb küll imeline välja. 6 eurot oli see väike ports ja 2 peale ma arvan, et see paras ära süüa. No nii, see toits ei söödud, me võtsime veel paella, mis oli väga maitsev, kui me varem ütlesin, et seda paellat ei võta, siis see oli väga maitsev. Ta oli natuke soolane, aga väga hea ja hästi palju oli mereainde sees, mis mulle meeldis. Ja õlle ja vein oli 3 eurot kumbki, paella 6 eurot, taldrik oli 15 eurot, nii et väike Hispaania elamus ikka. Siis võtad jogurti ja saad jogurtile lasta peale naturaalne miks sorbeti ja siis saab need asjad peale panna. Huvitav. Ja minek on Oystersi poodi. Oot nii. Võtan istet kaktuse peale. Hans Christian Handelberg. Siin on siis see kuulus veinibaar, et saad vaadata, mis veini sa tahad siit, saad seda endale klaasi lasta panna ja siis arve lüüakse sulle siis siia laua peale niimoodi nagu kriidiga kirjutatakse. Vaatame, võib-olla proovime. Siin on kapase valik, mida saab siit tellida. Valge puurvein ja punane. Proovime siis ära nagu viinavitsist. Oh jah, huvitav, punase kord. Oi, see on nii magus. Et see on siuke teistsugune. Minna õhkune melu. Hollywood actress and Hollywood actor, maybe Leonardo DiCaprio with 20 years old. My friend living John, very good jacket and the choice Adidas. Hey, you are the real John Cena. Hey, my friend, welcome to Malaga. Improvisando, you are a millionary. You are into country, 5 Ferrari. Whoa. You make gas money, get fucking close. Hey, Estonia, que viva Estonia. Oye, para la Queen, you are better than Scarlett Johansson. Welcome to Malaga, have a nice vacation. What is your name? What is your name? Shane. Shein is the queen. Shein is the queen. Shein and you? Okay, your name is Lincoln. You are a genius. Hey, my flow is spontaneous. My friend, Tere hommikust, nüüd läheme Fongiroolasse, läheme siin rongi peale ja sõidame sinna, vaata, mis seal teha on. Seljas on mul siis täna eile ostetud vintidest jakk, 45 euri. Tükene karmi USA. Nii et lähme vaatame. Täna on natuke jahedam, näitas 14 kraadi maksab soojust, aga meile eestlastele sobib.
ja ennem kui läheme rongi peale, tulime proovima neid churrosid šokolaadiga, vaatasime varem netist valmis selle koha, on siis selline koht, Aasa randa ja läheme siia sisse, me saime siia teisele korrusele kohad, nii et siin väljas süüakse, aga täna nii tuuline, me läheme sisse sööma, no ütleme nii, et siuke ta siin on. Võtsime ka 2 musta kohvi. Näitan siit ülevalt poolt ka kuidagi. Siuke koht ta siin on. Thank you. No nii, toodi meile churrod ja šokolaad ja kohvid ja churro üks pulk oli 80 senti, nii et ütleme kusagil 7 euri kokku. Ma ei tea, nii magus, aga kumbavis. Kuulge, see on piimakistell ju. On meie kuulud piimakistell, see pole šokolaad, see on kakaokistell ju. See ei ole šokolaad, meie kakaokistell. Arve läks siis 9 eurot, churrot 3,20, šokolaad 2,30, 2 kohvi. Nii et, aga ei, tasus ära proovida, mulle maitses meie kakaokissel churrodega. Rohkem turiste. Siin on meil üks osa. Kõik välja, nii suur koht on see. Kell on 11.07 ja näitab meil 10 kraadi ja väga tuuline, nagu ikka siin Hispaanias pidi olema. Loodame, et sealpool on nagu tuulevaiksem, et siis oleks nagu soe. Ütleme nii, et ikka märts on päris jahe siin, kindlasti pikad riided, rohkem kaasa kui lühikesi riideid ja varbavahedega siin kindlasti käia ei saa. Nii, jõudsime siis siia rongijaama ja me peame siis minema siit nüüd 16 peatust siia, et see sinine joon viib ja pilet läks jälle 0,01 senti, et ma ei tea, mis keis sellega on, rohkem maha ei ole, mis siiani võtnud. No nii olemegi jõudnud siis siia Fuerencolosse. Me paneme endal Mapsi sisse ja hakkame minema. Me mõtlesime, lähme käime kõigepealt võib-olla turu peale ära. Jõudsime tee peal mingi sisse poodi ja vaatasin, siin on nii ägedad, nagu ise tehtud selline kahepoolne jakk, silmad. Mulle meeldi, et sellised natuke kirksuga asjad, sest mu isa oli õmbleja ja väiksed lapsed oli, mis nad alati õmbles meile ise mingid natuke teistsuguseid riideid. Mingid huvitavad püksid on siin. Noh, selliseid ma vist välja ei kannaks. On siin väike kiiks on küljes. See on väga jajaks. Oleme jõudnud siis siia promenaadi äärde. Ja siin on selline ilus juba hispaanialik palmid. Kõnnime siit edasi ja pärast turule. Ja siin asub siis tänavakabel, Fatima Jumala ema selline tänavakabel, et päris huvitav. Selline püha paik. Ja siin on siis nüüd sealt see Fatima. Ja mis siin on kodutuid ja nad elavadki niimoodi lihtsalt tänava peal kogu oma kompsudega.
no mis ma siis praegu oskan öelda, see Fueringola jah, palju turisti ja vanemad, pensionärid, vanad paarid, no ikka megalt ja soomlasi täis, soomlasi ja palju invaliide ja sellised, et ongi siia talvituma tulnud. Ja siit me läheme turule, siuke huvitav tänav. No nii, kõndisime pika maa maha 2 kilomeetrit, aga see koht on remondis, siia ei saa. Aga vaatasime, et siin kõrval saab süüa mingis väga heas hinnatud kohas, tapase kohas. Me vaatame seda siis. No nii, ja see koht, mis me valisime, on kas suletud. Need avatakse kõik vist ilmselt õhtul. Nii et otsime edasi. No nii, oleme tagasi tulnud siis linnast ja õues sajab paksu vihma. Aga kuna mul oli siin kanafilee ja spagetid, siis ma tegin need õhtusöögiks nüüd ära. Ja teate, ma pean teile ütlema, et see koorekaste, see Fordi latte, see on ülihea. Ma panin lihtsalt siia kanafilee, maitseained ja selle kastme siia peale. Super. Natuke kanafileed üle ka. Nii et kodus on ka hea kokata, et sa võid olla reisil, aga siin ütleme alati on hea võtta korter ja siin ka kokata. Nii häirib see siin. See vahu kustuti. Et see on nagu köögis vahu kustuti, nagu oleks, ma ei tea, haiglas. Aga võt nii, vaatame, võib-olla lähme õhtu poole veel jalutama, aga võib-olla hoopis TikTok laivi tegema. Nii et vaatame, mis siis täna veel või siis kohtume homme. Tere hommikust, on 11. märts, täna lubab sooja, hommikusöögiks on meil siis kohvi, sai, sinna tegin omleti ümber, burrata juust ja siis sinki, nii et sööme siin natuke hommikusööki ja siis lähme vaatame ühte toidu kohta, kus saab munakarbi sees süüa mingeid asju, et lähme vaatame seda. No nii, hommikusöök on söödud, aga me läheme nüüd kõnnime sellisesse kohta, nagu kus munaresti sees saab natuke süüa mingit snäkke või asju. Lähme vaatame sinna, siis võtame jalgrattad, selleks on siis retuusid juba jalas ja sõidame. Jõudsime siis siia toidukohta ja siin toidukohas on päris pikk järjekord, aga me üritame siia sisse saada, et vaatame. Oleme jõudnud siis siia söögikohta ja siin on siis need komplektid kohviga hommikusöök 3,40, apelsinimahlaga 3,70 või kuidagi nii ja lisasaia saab tellida ka. Ütleme nii, et nagu oleks vanaema külmas. Siin on nii palju kala. Hästi huvitav kohti, palju kohalik jõnad ja proovime ära. Või on siuke hästi kõva. See on nagu tükk. Yo quiero vamos 5 horas de mala, venga, vamos a la caleta. Venga, Zamora Málaga. 5 horas quiero de la caleta. Trunit ja siis panen seda šipotla. Ei, ma panen seda. Peale. Hola. Juan. Estas son de Málaga, 5 €. Võtsime
siit jalgrattad 15 € on päev ja lähme sõidame mitte Torremolinosesse, aga sinna teise poole just. Et seal on siis igasugused need kalakohad ja söömised ja värgid, et lähme vaatame sinna. Ja siin on kõik remont päris pikalt. Oleme nüüd sõitnud ratastega mingi maa ja vaatasime, ai, soovitas siia tulla kala sööma restorani. Et teeme siin siis väikse lõuna. Siin restoranis tundub, et menüüst väga midagi tellida ei saa. Nad käivad taldrikutega nagu ringi ja siis nad pakuvad nagu, et siis võttasid kalmaari taldriku ja siis võtsime jälle need kalad. Tegelikult me tahtsime neid vardaskalu saada, et vaatame, veini ja õlle saime ka tellitud. Ja kaua oodatud grillitud sardiinid. Tulime siis siia restorani sisse ja me ei saanud alguses aru, mis siin toimub. Ja siin käib selline süsteem siis, et sulle tuuakse kõigepealt menüü, sa näed need hinnad ja mis siin on ja siis nad tulevad, hüüavad siin neid nimesid, näiteks ensalada mixta on ju, siis kas sa tahad seda salatit, siis sa võtad selle salati ja ükskõik mis sa tahad, sa ei pea endale eraldi menüüst tellima, vaid kõik nad toovad ise lauda, et meie jaoks nagu jällegi hästi huvitav, mis nad nagu teevad, et hästi kiirelt kõik käib, sa saad kiirelt kõhu täis, aga nad natuke nagu suruvad võib-olla seda toitu peale ka, et siis ma ongi täna vist 5 rooga proovitud, aga väga hea ja maitsev on. Sepia, jibia. Mire, saporina la brasa. Ja siin on siis see hommikune saiakeste valik, et tegin kõik pooleks. Seest on singijuustu, siis on tomati, siis on üks rull on siin pörekki, mis on siis päris mitmes riigis kuulus. Ja siis on õunasaiake. Et proovime ära, õunasaiak oli 2,20, teised olid 2,50. Nii et proovime ära. Tere hommikut ja täna on siis Benalmadena ja Torremolinos, kõigepealt Torremolinosesse ja siis Benalmadenasse ilmselt mööda ranna äärt, nii et tule meiega kaasa. Tahtsin veel rääkida ilmast, et täna näitas siin mingi 17-18 kraadi juba praegu, aga ma ostsin ükspäev ühe kampsuni, panin selle siia alla, et minu jaoks on ikkagi jahe, aga ilmad lähevad kogu aeg soojemaks. Et noh, tänavapildis on ka igasuguseid inimesi näha, kes lühikestes, kes pikkades riietes. Mina olen eluaeg külmavarres olnud, seega mina olen pigem soojemalt. Mul on T-särk pandud kotti kaasa. Kui vaja, siis vahetan. Eile olid mul samamoodi retuusid pandud kotti kaasa. Et esimene reis, kus ma käin tänaval, siis seljakotiga, aga see on nagu väga hea nagu kanda kaasas endaga neid asju. Vot nii, aga lähmegi siis rongi peale. Nii, oleme jõudnud Torremolinosesse ja vaatame, mis siin siis on. Et siin käivad ettevalmistused nagu ikka igal pool, kui pole hooaega. Vot nii, lähme edasi. Ja siin on puud ilusti sooja pandud, heegeldatud ümbrised puudele, nii et päris huvitav. Paneme Eestis ka talveks puud sooja.
ja nüüd läheme Torremolinosest Benalmadenasse, siis siit mööda rannajoont jala. See on pea 4 kilomeetrit minna, nii et tule minuga. Thank you. Ja siit nüüd siis oleme Benalmadena poole teel ja siin on näha, siin on see, et kõik see siiani on olnud siukest äri täis. Ja siis seal eemal on vaateratas ja vaatame, jõuame kohale. Sealt siis tulime. Oleme Benalmadenas ja siin oli sissepääsu juures kohe see vaateratas, lähme peale 10 euri. Oli nägu, et lähme vaatame, kas siit näeb midagi ka. Wow, päris hea vaade. Ja olen jõudnud Benalmadena siia sadamasse. See, mis me nüüd ülevalt vaatasime, et see oli väga mega. Ja siin all kõndides on ka siin ikka väga-väga ilus, et siin on tõesti hästi huvitavad majad ja selline, ma ei tea isegi, natuke võib-olla niisugused Egiptuse sarnased Kreeka või hästi-hästi lahe. Ja see on siis Benalmadena rand. Ja siis see, kus siin saab käia siis rannas ja selle väga pikalt siit edasi. Aga vaatasime, et vanalinn on siit 6-7 kilomeetri kaugusel, seega peame vist võtma Uberi ja sõitma sinna. Tulime nüüd ülesse sadamast ja nüüd ootame Uberi ja sõidame siis vanalinna. Ja takso läheb siis 9 eurot. Proovime siis ära. Tulime nüüd siia üles. Süüa me ei saa. Kõikides kohtades on kella 4 kokad läinud. Et vaatame ringi ja vaatame, kus me siis süüa saame, et me oleme ka hommikuste nende pirukatega vett oleme joonud ja veini oleme joonud ja õlle oleme joonud ja aga jah, siin on siis see maade Benalmadenale siis siit ülevalt alla. Ja seal eemal paistab see loss ja me lähme sinna lossi, me peame siit alla minema mäe otsast üsna palju. Piletid olid 3 eurot ja saime siia lossi nüüd sisse ja meil oli piss edasi, saime vetsus käia, siin on väike kohvik, croissant, tõunakook, porgandikook, espresso macchiato ja selline imeline vaade koos fotograafiga siin. Ei, väga uhke värk on siin ikka. Siin sees oli kraan. Aga sinna majja lähme pärast siis sisse. Aga sükene väga võimas asi. Megarist on siin. Ma arvan, see mingi 2 meetrit sikkus.
No nii, oleme jõudnud siis tagasi Malagasse ja kell on 7 saamas ja kõhud on tühjad. Sõime seal vahepeal nüüd selle koogi ja vaatasime, et viimaseks õhtuks selline üks populaarne koht on mingi La Tranca. Me vaatame, mis seal süüa pakutakse, sööme ja koju tuttu ära. Homme vaatame, mis edasi saab teha. Nii et anname kohe sealt ka teada. No nii, siin on see La Tranca, aga siin süüa küll ei saa, et lähme veel edasi vaatame. Äkki leiame tee pealt midagi. Siin tundub ainult, et on joogid ka. Aga vaatame veel edasi. Siin on siis teatri ees, oodatakse kuulsamaid inimesi. Meie neid nägusid ei tea, aga nad on siis väga tunned inimesed. Niimoodi autoga viiakse siis sinna ette. Need tulevad autodest välja. Ja siis seal on see lava. No nii, kõik. Vaatame, kas nii üldse lennu peale saab. Topeltjokid on seljas ja viimane päev, nii et lähme turule, vaatame, kas me saame kotid kuhugi ära panna. Sööme kõhud täis ja lähme lennujaama. Äkki saab kusagil pingil veel päikest ka võtta. See on siis hommikusöögi koht, kus sa saad numbri järgi valida endale, mis hommikusööki sa tahad, krõbinaid süüa või siis müslisid. Et selline äge rohkem. Ja siin on siis maailma kõige kallim cruise, Four Seasons. Saime kotid ära panna ja tulime vaatama jälle sadamasse ja no ikka mega. Siin see teenindus käib nii siis, et inimesed seisavad kõik siin nagu baari leti ääres ja siit siis nad tellivad seda ja tuuakse kõik siia. Siin kõrval, siin on siis see grillimine. Vot niimoodi. Aga ei, toit on väga maitsev, see salat oli nagu mega hea. Et siis tomat, sibul, mereannid ja roheline pipar. Ja poes ma vaatasin, see sama komplekt maksis koos kastmega 4 või 5 eurot. Siia ise paned kodus tomati, sibula ja paprika sisse ja ongi see salat valmis. Ja frititud kalamiks veel. Siin on siis pandud veise sabatükid vormi. Lähed koju, maitsestad ja paned vormi ka. Ja erinevad kotletid siis niimoodi nagu kilesse pandud. Ja hästi huvitav on siis ka spinati kotlett, mis siin on. Ja muidugi siin on siis maisikana. Ja ongi lennujaam. Siit vaatame, kus me siis saame Äravasse ja 16.20 tuleb välja lend ja kell on 14.35.